kindlasti on meil kõigil tulnud elus ette situatsioon, kus hakkad viimasel hetkel kodust liikuma, üritad jõuda bussi peale, jooksed, aga ei jõua bussi peale, sest bussijuht kas sind ei märganud või lihtsalt ei tahtnud peale võtta. Praegu jookseme 60 bussi peale, vaatame, kas ta saab mind peale võtta veel. Nii. Esimesest bussist jäimegi maha. Ta istab bussi ette, nüüd on raske mind märgata ka. Avab uksed. Ja hakkame kohe startima ka. No nii, lähme. Buss, mille peale ma üritan jõuda, on 63 Priisale. 29 ja see buss läheb Priisile. Hakkame viimasel hetkel startima. Jooksmine hakkab vaikselt ära esitama, aga buss Priisile peatus ja võttis mind ikkagi uuesti peale. Järgmine buss on siis 34A ja see läheb Muuga Aedlinna, et bussi uksed avanesid ja ma kohe hakkan startima. Kas teil on kunagi olnud selline situatsioon, et te peate bussi peale jooksma, bussi uksed sulguvad ja teid ei võeta peale? On trammiga olnud selline situatsioon. Mis sa arvad, mille pärast see on? Kas bussijuht lihtsalt ei viitsi uuesti peale võtta või ta ei näe sind? Ma arvan, et asi pole nägemises, vaid neil on oma graafik. Ajab see siin närvi ka või sa võtad seda asja rahulikult? Ajab kindlasti närvi, kui on vaja endal kuskil täpselt olla mingiks kindlaks ajaks. Kas seda juhtub tihti? Väga tihti. Kas bussijuht on pannud sinu ees kohe uksed kinni ka ju? Jah. Mis sa arvad, mille pärast ta seda teeb? Kas ta sind ei märka või lihtsalt ei viitsi peale võtta? Ta ei viitsi. Paneb nina eest uksed kinni? Ja täitsa. Pärnus oli jah. Et kas sul jäi selle pärast midagi tähtsat tegemata ka? Jäin koju hiljaks ja ei jõudnud õppida. Nagu näha, selle bussiga läks asi õnneks. See buss võttis mind peale. Tulime vahelduseks Viru peatusesse, siin on number 14 buss, Express buss ja Vana Pääsküla. Näete, ühed tüübid jõudsid peale, vaatame, kas mina ka jõuan. Number 14 buss ignoreeris mind, et vahetult enne mind said just tüübid peale, aga mina ei saanud. Oleme jälle Viru peatuses ja nüüd on järgmine buss, bussijuht ohver on 40 ja Pelguranna. Mille pärast ta sind peale ei võtnud? Kas ta ei näinud sind või enam ei viitsinud võtta? Vist enam ei viitsinud võtta, et hakkas nagu minema, ta veel ei läinud, aga siis nagu juba ei viitsinud enam. No mõnikord ilmselt siiski ei märka, aga tihti on juhtunud, kus on siuke tunne, et on pandud meelega kinni. Ikka päris mitmeid kordi on seda ikka juhtunud. Aga on ka selliseid bussijuhte, kes lasevad meid peale ja jäävad seisma, ootavad elust ära. Aga on sul midagi jäänud selle pärast tegemata ka? Ma olen jäänud hiljaks paljudesse kohtadesse sellepärast, et ei võeta peale. Mis sa arvad, miks ta nii teeb, et kas ta ei näe sind või enam ei viitsi lihtsalt peale võtta? Ma arvan, et kuna juba sõitma on hakanud, et ega ta enam ei taha seda bussi peatada. Kindlasti vaata. Seekord pidin ka takistusraja läbima, inimestest läbi trügima, aga jooksin küll järgi. Ma ei tea, kas ta nägi või ei näinud, aga jälle ei võtnud. See oli Vaimõistes. Ja mis jälle juhtus? No ma ütlesin, ma tulin pool tundi varem peatusse. Olin seal. Õigel ajal tuli üks buss. Ei peatunud, üldse ei peatunud. Läks must mööda. Ma vaatasin, et nagu tühi ka, et midagi polnud. Ja siis jälle istusin 2 tundi nagu nuku ära, aga siis sadas vihma ja seal bussi peatus mitte midagi ei olnud, tuiskas ja oli. Siis teine buss tuli. See jälle läks ka minema, ei peatunud üldsegi. Kaua sa seal pidid nii olema? No üle 3 tunni. Võtame siis vahelduseks ühe trammi ka ette. See on tee Pärnu maantee.
Tulime nüüd siia Kaubamaja trollipeatusesse ja räägime nüüd ka natuke trollijuhtidega. Vaatame natuke seda asja ka trollijuhi seisukohast ja küsime, miks nad ei saa võtta ikka inimest peale. Väga kiire on, eriti tipptundide ajal, aga kahtlemata tekivad ka sellised pimenurgad, kus tõesti ei näe ja me ei suuda teha klientidele selgeks, et no ei näe. Vaadake, praegu ma olen hilinenud üle minuti ja ma hilinen praegu ka. Ja kui ma olen hilinenud tagant, teised trollid peale pressivad, no siis ei ole mulle mõtet enam siin istuda oodata. Sest kui inimene tahab tulla, siis ka tulgu enam-vähem õigeks ajaks. Mõnikord isegi peetakse trollijuht sigadeks, et mõni on pannud käe ukse vahele ja troll sõidab minema, et võtab nii kotid ka. Seda ei juhtu kunagi, et keegi käe ukse vahel, see on nüüd sihilikult. Kuidas on eeskirjas öeldud? Sulgevat uste vahel ei tohi enam hüpata ja kätt torgata. Ega te giljotiini alla pead ei pane, et ei ole tore vaadata, kuidas ülevalt kokku. Selle kohta on meil üks väga kindel seisukoht, sõitja mitte mingil juhul ei tohi järgi joosta juba peatusest väljuma hakanud bussile. Üheks näiteks on ka mõni aeg tagasi juhtunud õnnetus, kus 2 noorukid jooksid järgi trollibussile, hüppasid sulgunud uste vahele ja selle tulemus oli väga traagiline, 1 noortest sai surma. Igaüks peaks jälgima nüüd iseenda ohutust ja mis teha, tuleb ootata järgmist ja nii nagu vanarahvas on siiski öelnud, et inimene peaks siiski ootama bussi, mitte buss inimest. Enamasti on bussi ja trollijuhtidel väga kiire. On ka muidugi olukordi, kus inimene tuleb varem peatusesse ja buss peaks tulema ka õigeaegselt, võib-olla jõuab isegi varem, aga ikkagi võtta peale ja sõidab minema. Ja statistiliselt siis võib öelda nii, et 12 bussist võttis mind peale 2 tükki.